eriline elutarkus on manifesteerunud ja vormunud raamatuks, et see on alati nii eriline sündmus autorile, kui kaua tehtud kaunikene lõpuks saab teoks. Nii et Mariann Joonas Tõnumaa raamat Kobakäpa raamat on meil täna õhtune peakangelane. Juhu! Ja ma näen, et seal on kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets, kes on ka kindlasti oma elus kogenud mõningaid Kobakäpa episoode. Tiina, tule korraks lavale. Paari sõnaga, sina ju vastutad selle eest, et see raamat meil täna on siin laua peal olemas ja loodetavasti varsti ka lugejate südames. Võib-olla kirjastuse Pilgrim poolt paar sõna. Tere, nii palju õnne. Mina vastutan hea, aga see on ju minu töö. Mida aeg edasi, siis me ikkagi väga täpselt valime, mida paberraamatuga üldse mõtet kirjastada on ja see teema rääkida vigadest kui normaalsest nähtusest juba lastele tundus mulle väga põnev ja väga oluline. Ja muidugi see headusega nüüd, kuidas õpetada lastele headust, sest et kui minu poeg lõpetas ülikooli Londonis, siis targad professorid ütlesid avakõnes lõpetajatele, et me oleme andnud teile kõik teadmised, mis siis sellel erialal vaja on ja minge nüüd maailma iseseisvale elule ja just be kind. Et see oli nende kõige tähtsam sõnum, et lihtsalt olge lahke. Ma ei tea, eesti keeles see kindness on, selle sõna ongi headus, lahkus koos, et kuidas keegi sellest aru saab, igal juhul see on oluline ja aitäh sulle, aitäh Aukeikole, kes selle kõik kenasti illustreeris ja Liis Karu, kes siis kujundas. Ja tore armas tiim olulisel teema. Aitäh! Aitäh tiim! Ja enne kui läheme natuke sisu juurde ja tahan kindlasti teada ka sinu lugu, et kuidas sinu lugu siis raamatuks sai, siis võib-olla alustakski sellisest mõnusast tänulikkuse tundest, et mainin sulle kindlasti endal ka inimesi, keda sa tahad tänada, mainida, et palun. Aitäh! Kõigepealt ma tahan tänada kõik, kes on siia täna tulnud. Aitäh, et jagate seda hetke minuga ja meiega. Siis ma tahan tänada oma abikaasat Handot ja meie lapsi, kes siis aasta aega tagasi, kui see käsikiri lõpuks valmis sai, andsid mulle aega, et seda teha. Ja muidugi ma tänan väga Tiinat, sest Tiinale ma tegelikult sellest ideest rääkisin juba üle 10 aasta tagasi ja siis ta on kogu aeg nagu, kui ma jälle ütlen, et kuule ma nüüd jälle kirjutan edasi, siis ta ütleb väga tore, et ta ei ole loobunud. Ja Keikot tänan nende piltide eest, et ta ületas absoluutselt kõiki muutusi. Aitäh, Keiko! Liis Karu tahan tänada, kes selle kõik kujundas ja Liina Ristimetsa tahan tänada Pilgrimist, kes teevad meie siia peale kõik toimunud ja Inge Pitsnerit toimetajat, kes aitas kõik isimadki vead üles leida ja andis ideid, kuidas veel teha paremaks. Ingrid, sind tahaksin tänada, et sa olid üks testlugejatest ja üldse Aivar Vallerit, Mihklit, Marlen Annabeli ja Annat, kelle lood on ka siin raamatu sees. Ja siis tahaksin tänada Helena Lassi, Tanel Jäppineni ja Valgo Vernikut, kes siia raamatu taha kirjutasid väga toredad arvustused, soovitused. Ja muidugi Lumioravat ja Ekosid, kes samuti toetasid selle raamatu eelmist. Aitäh!
nii tore, et on häid inimesi, kes aitavad unistustel teostuda ja ma tean, et see on sul olnud pikaaegne unistus, sinu lugu, mida sa oled tahtnud jagada, et teised ka võidaks sellest. Et paljud siin olijatest võib-olla teavad seda lugu, teised jälle ei tea. Räägi meile natuke sellest, et millal sa siis avastasid esimest korda, et sa oled kobakäpp vahel ja et kobakäplus on täiesti okei ja isegi tore ja sellest võib võita. Et räägi oma kobakäpa lugu. No eks ma olen natuke olnud terve elu siuke veidi kohmakas. Just ma tihti mingi, ma ei tea, kukun või komistan või mingid asjad kukuvad maha, igas sellised asjad. Aga siis see murdepunkt oli 6. klassis, kui oli klassi lõpureis. Ja siis ma käisin täiega käna. Ja käisin käna oma lapsepõlve armastuse silme ja siis see pilt, mis tema näos oli umbes selline, et siis see hetk muutis minu jaoks kõik, sest et ma sain aru, et ma ei ole üldse sihukest pilku väärt, et mis siis, et ma pikali kukkusin, et see ei tähenda, et mul midagi viga oleks. Naljakas oli see, et pärast seda, kui ma kukkusin, ta üldse enam minuga ei suhelnud. Ja siis ma otsustasingi, et tegelikult ju sellist asjad ongi normaalne osa elust. Ja pärast seda mul kuidagi oligi hästi lihtne, või mitte hästi lihtne, aga palju lihtsam hakkama saada igasuguste olukordadega, kus siis midagi nagu bussi läks. Ja see on mind aidanud terve elu. Nii huvitav, et eks sinul juhtus äpardus, sina olid kobakäpp, sina tegid vea, aga tema reageeris sellele niimoodi. Ja tema ju ei teinud midagi, kuni selle hetkeni valesti. Et mis seal taga on siis, kas see on nagu häbi või selline pettumus, et või inimene tahab olla täiuslik, et kui keegi teine teeb vea, et ma küll mingite veategijate ja kobakäppadega koos ei ole, et ma olen ikka edukate ja nendega, kes on täiuslikud ja teevad kõike alati õigesti. Ma arvan, et see ongi see täiuse püüdlus, aga mulle on kuidagi ja aasta-aastalt aina enam mulle saab selgeks, et täiuslik on hoopis ebatäiuslik. Ja kusjuures just lugesin ühte seda quote'i, siis tsitaati. Keegi oli küsinud ChatGPT-t, et mis ta teeks, kui ta saaks olla 24 tundi inimene. Ja siis see ChatGPT seal ütles erinevate asjade kohta ja siis vigade tegemise kohta ta ütles niimoodi. Ma teeksin vea, komistaksin kõnniteel, komistaksin sõnad otsa, tunneksin end rahva hulgas kohmakalt. Lihtsalt selleks, et teada, mis tunne on mitte täiuslik, sest täiuslikkus on külm, aga viga, seal on hing. Just mingi mõned päevad tagasi lugesin seda, mõtlesin, et aga ja ma võtan selle siia kaasa. Nüüd oled sa omamoodi väike kobakäpa ekspert, kobakäpluse ekspert, et mis nõu sa siis annad, kuidas enda vigadest õppida, kuidas need ebaõnnestumise eduks ja arenguks pöörata? No, eks neid lihtsalt tuleb tunnistada ja mitte tunda häbi selle pärast. See on ka siuke harjutamise asi ja kindlasti kaasa aitab nendest rääkimine. Et ei pea muidugi raamatut kirjutama sellest kõigest, mis teil valesti läks nagu mina. Aga lihtsalt kas või oma sõpradele ja perele. Et sellega ongi see, et kui sa endast midagi välja räägid või kirjutad, siis oledki sellest tegelikult appi saanud. Et ma ütleks ka, et ega ma enam ei ole nii kobakäpp tänu sellele, et ma kõik selle raamatusse panin. Mis sa oled õppinud selle protsessi käigus? Üks on kindlasti endaga kuidagi rahujalale saamine, enesekindlust, mida veel? No ma olen õppinud ka seda, et seda teemat avada on palju olulisem, kui ma võib-olla alguses arvasin. Sest et kui ma alguses seda raamatut koostama hakkasin, siis ta ei olnud mõeldud lasteraamatuna, ta oli üldse mõeldud, et ma teen mingisuguse suure eepose täiskasvanutele, kus ma panen tohutult palju igast teadusuuringuid ja teen mingid põnevaid intervjuusid ja jagan erinevate inimeste kobakäpa lugusid. Ja siis, kui ma hakkasin erinevaid inimesi läbi helistama ja kirjutama, kes ma tean, et on hästi julged ja edukad,
siis ülivähesed neist olid nõus jagama oma kobakäpa lugusid. ja nad ütlesidki, et muidugi mul on juhtunud igast asju, aga noh, ma ikka ei taha ja üks inimene ütles, et ta kardab, et äkki see on noh, et näiteks kui on juba läinud palju aastaid mööda, et see on äkki ainus asi, mis temast alles jääb, et siis keegi umbes loeb raamatut ja saab aru, et ta oli lihtsalt üks kobakäpp. Et sellel hetkel mul korraks nagu jäi see raamatu tegemine täitsa seisma, sest et ma mõtlesin, et oot, et mis ma siis teen, et kui keegi ei tahagi rääkida. aga jah, siis tegelikult tuli Tiina appi ja ütles, et aga tee hoopis lasteraamat. ja siis läkski kõik palju lihtsamaks, aga ka palju raskemaks, sest et noh, lastele on minu meelest väga keeruline kirjutada ja ma ei ole kindel, kui hästi see mul õnnestus, aga ma usun, et kui ma ise pigem pean seda selliseks kogupereraamatuks, et siis kui lapsed ja vanemad seda koos loevad, siis ma usun, et saavad aru küll, mis ma öelda tahtsin. jah, hea lugu on see, et lastele on selle hästi mõnusaks lisaks sisule teinud Okeiko. et Okeiko, aitäh, nii ilus ja rõõmus ja selline ilus raamat, hästi ilus, et siin on ägedalt on terake tarkust, killuke teadust ja nipp lastevanematele, et sa oled ise ju 3-kordne ema, see on ikka päris selline võimas saavutus ja üks on iseenda sisemaailmaga tegelemine ja siis märkamine ja nende asjade aktsepteerimine ja selle läbi õppimine ja teine on siis väikestele tegelastele püüe anda oma elutarkust ja ellu vajalikke tööriistu kaasa. et kuidas sa lapsevanemana nüüd ise olles mingid sellised taipamised saanud ja seda protsessi läbi teinud, sellest õppinud, kuidas sa emana oma lastele sedasama edasi annad või õpetad? no see on selles mõttes ikkagi päris suur väljakutse, et kõik lapsed on nii erinevad ja vahel ma tunnen küll, et ma olen natuke kobakäpp, et ma ei suuda nagu kõike seda edasi anda võib-olla nii hästi või nii kiiresti, kui ma tahaksin. just seda mittepõdemist ja sellist teemat, et see ongi siuke huvitav protsess, mida ma olen ka tegelikult siia raamatusse kirja pannud, et kus ma olen oma laste pealt õppinud, kuidas lapsi aidata olla vähem perfektsionistid ja rohkem võtma ennast sellisena, nagu sa oled, et sa tegelikult oledki täiesti. no aga anna üks lapsevanemuse nipp, et laps seisab silmitsi ebaõnnestumisega, mis iganes, ise tegi midagi, keegi teine tema vanuste seas tegi midagi, mille tagajärge tunneb, et ta on kurb, õnnetu, tegi vea, ebaõnnestus. kuidas sa siis reageerid sellele? see sõltub natukene olukorrast, aga üks asi, mis alati aitab, on see, kui sa lihtsalt nagu jäägitult armastad ja usud oma lapsesse, et see enda lapsesse uskumine, ma isegi nagu vahel on niimoodi, et kõige vanem laps mängib mingisugust arvutimängu, seda, et emme, mul üldse ei tule see üks koht välja, et ma kogu aeg kukun sealt alla. ütle mulle, et ma saan hakkama, siis ütleb, et sa saad hakkama. siis läheb mingi minut mööda, jess, ma sain hakkama. et mulle tundub, et tegelikult lastel ongi kõige olulisem see, et lapsevanemad usuksid nendesse. ja nii tore, kui me ise suudaksime eeskujudena olla ka nii suurepärased, sest teada on, et lapsed õpivad läbi eeskujude ja minu arust see on see kõige suurem väljakutse koht, et kui sa oled ise selles situatsioonis, kuidas sealt siis nagu teadlikult välja tulla. kuidas sul endal õnnestub see aina paremini ja paremini? ma tahaks öelda, et jah, aga see ka sõltub nagu päevast, et enamasti ma arvan, et ma saan hakkama, ma ei tea, Hando. ja, ülikõva. näete, hea näide diplomaatilise istungidest, tubli, õige vastus.
aga oletame, mängime sellist mõttemängu, et sa oled selline Eesti valitseja ja sinu reformida on meie haridussüsteem ja kasvatuskultuur. Mida sa teeksid, mis sa muudaks, mida sisse seaks, et selline mentaliteet juurduks? Et tekiks selline suhtumine, et mõista, mitte hukka mõista, et ebaõnnestumised viivad lõpuks arengu ja eduni, vigadest õpitakse just positiivselt. Kuidas sellist suhtumist nagu muuta süsteemis, selles suures süsteemis? Noh, kõigepealt oleks kuidagi vaja jõuda sinna, et eestlased ei tahaks kogu aeg olla naabrist parem, et see PISA testis me peaks olema kuskil maailma tipus. Aga hindajaid ei tohiks koolis panna, ma arvan. Ja võiks olla empaatiaõpe nagu Taanis. Kõik sellised väikesed asjad. Ma arvan, et lihtsalt õppida teistest riikidest neid häid asju, ma ei tea, Soomest on õppida üht-teist, Taanist, Hispaaniast isegi. Ja erinevatest haridussüsteemidest, et õnneks Waldorf ja Montessori ja igasugused sellised natukene lapsesõbralikumad süsteemid ka tõstavad Eestis peab, mis on väga tore. Ja siis traditsioonilises süsteemis on veel Grete Arro, kelle peale on kõik panused pandud, et lapsest lähtuvat arengut toetada, just päris suur koorem on tal kanda. Aga lapsed on ju meie tulevik ja siis see tunnetamine, et mulle hästi meeldib ikkagi mõelda, et mis siis saab inimkonnast ja mis on meie tulevik. Et kui nüüd vaadata nagu suuremas plaanis, et meie siin lääne kultuuris olemegi väga just ihaleme seda nagu veatust, et olla nagu täiuslikud ja näida täiuslikud vähemalt, et sellised imelised avatarid sotsiaalmeedias ja kõik on igavesti noored ja hästi ilusad ja ikka ka muidugi oskavad kõike ja kõik on kuidagi kõige kõigem, et meil on edukultus ja konkurentsiühiskond ja see kõik nagu ju omakorda ei soodusta seda läbikukkumistest õppimist, ehkki ütleme enesearengu ringkondades sellest on juba viimased aastad räägitud, et see on hea tee arenguni, et kuidas seda nagu suures plaanis muuta või kas üldse on võimalik kuidagi suursüsteemi muuta või on kõik ikkagi ainult selle indiviidi ja isikliku arengu ja perekonna taga, kas võti on seal või saame midagi suurest teha, et mis teist siis saab inimkonna tulevikus? Kui sa oleksid mul seda 10 aastat tagasi küsinud, siis ma ütleks, jaa, muidugi mingi, ma ei tea, teeme telegram.ee ja siis kõik inimesed toivad ja siis kõik tahavad kõike muuta. Aga ma täna enam nii ei arva. Ma arvan ikka, et see hakkab üksikisikust ja eks ta kõige enam algab lapsevanematest. Ja kui suures plaanis rääkida, siis ühiskonnas muutused peaksid algama ka sellest, et vigu tunnistada. Aga selle eelduseks on tegelikult see, et me oskaksime üksteisele andestada, et inimesed julgeksid vigu tunnistada. Seda me näeme ju viimase 5 aastaku sündmustestki, et keegi ei taha vigu tunnistada, ei julgeta öelda, et ma eksisin või et oi, näete, täna me teame rohkem ja toona ma tegin võib-olla, ma ei tea, ennatlikke järeldusi või mida iganes. Et see kuidagi hirme eksimise ees või olla kuidagi vale nii-öelda jutumärkides on meisse nagu sisse kodeeritud, et mis sa arvad, kas selle taga võib olla see, et me nagu olendina, indiviidina pelgame nii väga seda nii-öelda klannist välja heitmist, et kui sa ei ole piisavalt see või teine, sa ei sobitu, et siis sind heidetakse välja. Kindlasti, aga siin taga on samuti ka jälle lapsevanemad, et minu enda kogemus on see, et kui sul on õnnelik lapsepõlv ja su vanemad sind igas asjast vaatavad ja armastavad, siis sul on tegelikult ükskõik, mis teised arvavad ja sul on lihtsam püsida selles enda tões. Et ma tahaksin lihtsalt, et see minu raamat võib-olla nagu
miks mul on seal hästi palju just toodud selliseid neid füüsilisi kobakäpalugusid, on ju, kukkumist, ma ei tea, mis iganes asju. Et need on nagu sellised lihtsad asjad, millest peale hakata. Sul on palju lihtsam ju teha nalja selle üle, et sa, ma ei tea, koba käisid, kui see, et sa tegid mingi, ma ei tea, vale seaduse või vale otsuse või. Et see kõik hakkab nii väikestest asjadest pihta. Ma tean, et see on hästi siuke naiivne lootus, aga kui inimesed väikeste asjade üle õpivad naerma ja väikeseid asju õpivad andestama, siis seda on nagu lihtsam üle viia suurtele asjadele taluks. jah, ja no ideaalis oleks ju see, et kuna iga järgmine põlvkond on eelnevast targem loodetavasti, et siis meie lapsed õpetavad meile ka neid asju, mis on meie arengukohad, et kaasa arvatud empaatia ja mõistmine ja muud säärased asjad. Aga sa mainisid mitmel korral andestamist, et mis selle võti on, kuidas siis andestada nagu päriselt? Andestada päriselt saab niimoodi, kui sa näed teist inimest täiuslikuna. See võib olla päris raske, eriti mingisugustes väga karmides oludes, kui keegi on sulle tõesti teinud midagi väga kurja või sinu lähedastele. Aga kui sa mõtled sellele, et ainus viis edasi minna on see, et sa andestad, siis sa juba peaksid iseenda jaoks andestama neid asju. Ja kui sa saad aru, et sa teed sellega head endale, siis see, kas see teine inimene justkui on andestustele või ei ole, see ei ole tegelikult sinu asi. Sinu asi on hoolitseda selle eest, et sina oled väärt seda, et sa andestad. Sa ei saa muidu eluga edasi minna. Me teame, et tihtipeale on inimesel raske ka endale andestada, et seeläbi elatakse seda teistidel välja. See ongi kõige raskem, et peabki alustama endast. Endale andestama, tunnistama vigu, veel kord andestama, veel andestama, veel andestama ja siis sul on lihtsam andestada teistele. Lõputu enesearengu teekond. Siin raamatus on sul ka hästi toredad sellised väiksed jutukesed, ebaõnnestumise headus ja teadus. Ja sa mainisid ka, et sa algul mõtlesid teha sellest suurt võimast kõikide allikate ja intervjuude ja teadmiste ja uuringute infoga raamatut täiskasvanutele, aga tuli hoopis laste ja ka vanemate raamat. Aga kui sa nende aastate jooksul oled selleteemalisi teadusteemasid lugenud, uurinud, vaadanud, mis on olnud midagi sellist, mis sind on üllatanud, et vau, teadus on midagi sellist uurinud ja midagi sellist välja toonud? No, minu jaoks kõige suurem üllatus oli ilmselt see, et suurem osa neid teadusavastusi, mis on saanud Nobeli auhinna, on tulnud tänu sellele, et on tehtud viga. Siis läbi selle vea on nagu avastatud midagi uut. Et see on minu meelest väga kõnekas näide sellest, kui hea on vigade tegemine. Sa raamatus tood välja ka sellise tsitaadi, et ebaõnnestumine on teaduse kõige olulisem koostisosa, mida ütles neurobioloog Stuart Feinstein. Ja tegelikult me saaksin väga mõnusa pika vestluse aretada veel ka sellest, kuidas teadus on muutunud scientismiks ehk omaette religiooniks, kes kunagi ei eksi, on alati õige, kehtestab ja valideerib tõe, eks ju, aga seda saate lugeda Telegramist. Aga mind huvitas sinu vaade ka sellisele asjale nagu kintsugi, mis tähendab jaapani keeles kuldne ühendus. Räägi sellest lähemalt just selles kobakäpa kontekstis. Kintsugi siis on selline Jaapani traditsioon, kus kui mõni sinu jaoks väga hinnaline nõu läheb katki, mingi savinõu või portsellanõu, siis parandatakse sellise lakiga ära, kuhu on segatud kulda või mõnda muud metalli. Ja siis see nõu näeb pärast välja selline siiru-viiruline ja sellest katki tegemisest või nendest vigadest siis saab midagi ilusat, mis sinu teekonda kaunistab. Ja see mõte lihtsalt nii kõnetas mind, sellepärast et me kõik oleme teinud niisuguseid väga hulle vigu.
kes rohkem, kes vähem. aga alati, kui keegi mingisugusest oma veast räägib ja sellest, kuidas ta sellest tervenes või paranes, siis sellest tekib nii ilus lugu. ja siin raamatus siis ka mul on välja toodud Aivar Halleri lugu, mis on see, kuidas ta on ju istus vangis millegi nii ta ise on ju ei teinud, ühesõnaga Aivar Haller kunagi tegeles relvade salakaubaveoga ja tänaseks temast on siis saanud mentor, kes on tõesti nagu sadu sportlasi, ärimehi aitanud viia tippu. ja see, kui ilusasti ta on kõik need oma vead pannud sinna oma loo sisse ja sellega teisi inimesi inspireerib, et see on lihtsalt fantastiline. jah, Aivar Haller on ju ka üks hariduse edendajaid, just Waldorf-haridus ja üldse ka lastevanemate roll, nii-öelda laps, kool, vanemad dünaamikas selle edendaja. aga kui mõelda veel selle kintsugi peale, et enda puhul on kuidagi võib-olla lihtsam selle puruneb kildudeks, saad taipamise, saad aru, õpid, paned ennast jälle kokku, sellest tekib mingi teine uus kvaliteet. aga inimsuhetes tihtipeale on nii, et mitte tihtipeale vahel, mõnikord võib juhtuda nii, et midagi puruneb nii kildudeks, et sa ei kintsugita seda kuidagi kokku. et kuidas sa selliseid ebaõnnestumisi vaatad? No see on kõik su valik, et sa võid ju mõne nõu jätta kildudeks, kui sa niimoodi arvad. aga näiteks, mis puutub lapsevanematesse, et kui lapsevanematel omavahel läheb midagi väga nihu, siis kui vähegi võimalik, siis ikkagi seda võiks parandada. ja ma tegelikult võin siinkohal rääkida ühe loo ühest meie sõbrannast. Osad siin eesreas juba teavad, meil on üks niisugune väljakutse, kus me tegeleme enesearenguga ja ma olen seda seal rääkinud. aga ühel minu sõbrannal siis läks oma lapse isaga suhted nii rapsu, et lapse isa andis ta lastekaitsesse igale poole ja ühesõnaga tegi aastateks ta elu väga-väga kibedaks. ja siis ta otsustas, et andestab talle. ja ta tegi siis enda sees läbi sellise rännaku, et ta otsustas seda inimest näha täiuslikuna ja ta otsustas, et see inimene enam ei tunne ta vastu vimma, ei ürita teda tagasi võita erinevate manipulatsioonide läbi, vaid nüüd meie vahel on kõik korras. minu poolt on kõik korras, tema poolt on kõik korras. ja järgmine kord, kui ta teda nägi, siis oli kõik korras. et see on jälle niisugune kvantfüüsika valda kuuluv asi, aga tegelikult meie mõtetel on väga suur jõud ja andestamisel on väga suur jõud. jah, klassikaline näide, et maailma muutmine käib läbi iseenda. ilus lugu. Kas kellelgi on äkki küsimusi? Publiku küsimused alati teretulnud, tahab keegi jagada oma kobakäpa lugu ja sellest õppimist? Ma ei näe kätte emervid. Inimesed, teil on võimalus autorit küsida. Nii. Millal oli mingi viimane viga, mida sa kartsid teha? No raamatuga seoses ka ma kogu aeg kartsin, midagi läheb pekki. Ja siis, kui oli raamatu lõpuks trüki ära saadnud, kõik oli üle kontrollitud 100 korda, siis oli niisugune, nii hästi läks kõik. Ja siis seal raamatu lõpus viimasel leheküljel mul on niisugune QR-kood. Et kui sa sinna QR-koodi peale vajutad, siis see viib mu kodulehele ja seal on niisugune üleskutse, et saada oma kobakäpa lugu. Ja siis, kui juba 3 päeva oli möödas sellest trükki saatmisest, siis mulle tuli meil, et kui sa tahad, et sinu QR-kood edasi ka töötaks, siis maksa 5 senti. Siis mul oli nii, et ma ei hakka ütlema, mis sõnad sealt mu suust endasid. Aga siis ma natukene põdesin, ma helistasin kiiresti trükikotta. Nad ütlesid, et seda lehte ei ole trükitud, aga kui sa tahad seda parandada, siis peab maksma. Aga kuna see oli palju väiksem summa kui see kood,
siis ühesõnaga ma tegin uue koodi seal, kus ma kindlasti teadsin, et ei tule sellist asja, siis ma nagu tegin juba uurimustööd ja siis Liis aitas teha uue lehe ja kõik sai korda. See oleks küll päris huvitav, kui Kobakäpa raamatus oleks 0 viga, kas on mõni? No ma ei tea, tegelikult samas kui Inge Pitsner on seda toimetanud, siis on tõenäoline, et seal on 0 viga. Ma ei ole seal ise vigu näinud küll, aga kuna ma olen selline, nagu kuna ma ise ka olen toimetaja, on ju, siis kui ma loen mingit tekste üle, siis ma leian nagu uuesti mingeid asju, mida saaks veel paremini kirjutada, et ma sellepärast ma ei ole praegu julgenud uuesti lugeda, et ma juba leidsin päris mitu lauset, mis ma tahaks ümber kirjutada. Mina õnneks ei leidnud, loodame siis paneme panuse Keiko peale, et äkki on kellelgi kuskil mõni suss vale värvi. Aga härra abikaasal oli ka küsimus, ma nägin kätt. Hando, palun. Ei, mul ei olnud küsimus, mul oli lihtsalt, ma kuulasin ühte podcasti, kus üks ärimees, kes teinud miljardites käivet ja siis küsiti, et anna midagi oma, mida sa soovitad nagu teadmised, siis ta ütles, et ta on kõik variandid läbi käinud, korduvalt pankrotis, on maffiaga pidanud tegelema, aga tema parim, ütleme, see asi, mis talle see jõu andis, oli see, et tema vanemad uskusid temasse alati. Ja see on nagu see ultimate power. Aitäh. Ultimate power, see, et su vanemad usuvad sinusse alati. Sul vist on ka vedanud sellega? Ja mul on sellega väga vedanud. Minu emme ja issi on ka siin. Palju õnne. Tükkega on ka vist päris hästi läinud. Mule viga, jah. Nii, kas on veel küsimusi? Kommentaare, mõtteid? Jaa, palun. Ei, ma levitsin pannile. No nii, kui ei ole rohkem küsimusi, siis ja inimesed tahavad kindlasti ka autogramme ja pilti teha ja pühendusi. Kas on mingi teema, mis on sulle endale oluline, mida ma ei taibanud küsida, aga millest me võiksime rääkida? Ei, ma arvan, et ei ole praegu, aga kui te niisama tahate midagi küsida, siis küsige julgelt, et võib-olla lihtsalt ei taha nagu kõigi eest küsida. Aga räägi korra sellest ka, et kuidas seda lugeda, et kas lugeda koos lapsega või lugeda enne ise läbi või võtta mingid asjad teadmiseks. Sa ütlesid, et see on pereraamat. No ma arvan, et seal need Kobakäpa lood, et neid võib lugeda koos lapsega, sest need on ka pildiga. Ja need tarkused elavad ka võib-olla, aga kui on see illukesed teadusest ja nipid lapsevanemale, et need võib-olla pigem lapsevanemale. Ja mõtle, tegelikult saab seda kasutada ka näiteks suguvõsa jõulupidudel, kus mõnel inimesel ei ole veel rahu oma Kobakäplusega tehtud, et siis kilpida seda või lugeda ette mingid lugusid, arutleda, nagu me jõululaudades ikka teeme. Ja mida selle raamatuga on kaasas ka siuke kleepsuleht, kus on sellised julgustavad sõnumid peal, et ma arvan, et kui te näete, et kellelgi on seda vaja, siis leepige salaja värmikusse või arvuti peale või Toisiklaasile. Kas sul on endal mingid enda sellised julgustavad sõnumid, mingid ütlused, vormelid, mida sa ütled endale? Et kui sa tunned, et kuidagi rabe oled või ebakindel või hakkab meeleolu langusse minema, siis sa oled ikkagi, mulle tundub väga positiivne inimene, et kuidas, mis su enda sellised võluväljendid on, millega sa ennast heas meeleolus hoiad? No mu lemmik lause võib-olla on see, et hinga sisse, hinga välja. See on teie kontratuseni. Mulle meeldib see, teil on Hantoga olnud varem juttu ka sellest, et universum ütleb kõigele jah, et võib-olla seda ka seleta paari sõnaga. See on ka minu meelest väga mõtlema panev ja toetav mõte või vaade, eriti just sellele, kuidas me iseendas suhtume ja meie oma sisetunne osas. No, see point on selles, et sul on alati õigus. Kui sa ütled enda kohta halvasti, siis sul on õigus. Kui sa ütled enda kohta hästi, siis sul on õigus. Et kui sa tahad elada head elu, siis alati mõtle endast hästi, ütle endale hästi.
hea mõte. Sa mainisid ka, et sa kutsud inimesi üles jagama oma kobakäpa lugusid tere@mariann.ee. Mis on sul juba tulnud sinna lugusid? Mis sa nendega teed? Ma võin rääkida ühe loo, mis on päris naljakas. Sa võite täitsa nagu anonüümselt jagada, et kui kirjutate, ütlete, et palun avaldus anonüümselt. See on lihtsalt selleks, et oma lugudega teisi julgustada. Ja see lugu on selline võib-olla päris piinlik ka. Aga ühesõnaga siis üks naine kirjutas, kuidas kui tema oli väike, siis koos sõbrannaga tulid koolist ja otsustasid lõigata otse üle heinamaa. Ja siis keset heinamaad ta tuli pissihäda. Ja siis ta otsustas, et ta seal samas siis aia ääres siis ajab oma häda ära. Aga see aed oli elektriga. Ja siis mõned kõrred läksid sealt tema tagumiku alt sinna aeda. Ja siis, kui ta ennast kergendas, siis ta sai päris tugeva suraka. Mis see tema õppetund oli? Ta kirjutas lahti, mis taipamised tal oli pärast seda, kuidas ta elu muutus. Ma arvan, et ta pärast seda päris igal pool pükse alla ei lasknud. Muide, pükste alla laskmisest on siin sul kaks äge lugu sellest, seda lugege ise. Jah, tema võis õppida 9 korda mõelda, 1 kord lõika. See on ka päris abiks. Nii, kas on veel küsimusi või asume autogrammi sessioonile? Nii, palun. Küsimus. Et kuna sa ütlesid, et nii oluline on iseendaga positiivne mina-kõne, ja see, et sul on alati õigus, ükskõik mis sa ütled, see ka vali, mis sa ütled. Kas sul on midagi, kui sa ärkad või lähed magama, mida sa endale ütled või päeva jooksul ütled? Nii nagu sa ütlesid lapsele, et sa saad hakkama. Kas on midagi, mida sa endale räägid? Mikrofon ka kokku võtta. Kas sul on mingi hea selline ütlus, mida sa endale ütled iga päeva alustuseks ja lõpetuseks peale ärkamist enne magaminekut? Kui ma olen päris aus, siis mul ei ole. Aga see on lihtsalt sellepärast, et mul ei ole seda vaja. Sest ma tõesti, ma päriselt ka olen iseendaga rahu teinud. Aga kui mul tekivad need ebakindluse hetked ja ikka neid tekib, siis ma lihtsalt ütlengi, et come on, ma olen mann, ma saan hakkama. Nii ongi lihtsalt. Jah, see on imetlusväärne kuulda, et ma olen endaga rahu teinud. Et seda, et inimene üldse seda ütleb ja et see ka päriselt nii on, seda väga tihti ei näe. Ja ma tean ka seda, et nüüd, kui ma selle siin välja ütlesin, siis kindlasti tuleb mõni tore väljakutse või välismalt mulle kohe täna või homme või ülehomme. Ja siis ma pean endale jälle tõestama seda, kuidas ma olen iseendaga rahu teinud. Nii tore. Aitäh, Mariann, et sa selle raamatu lõid. Aitäh, Ando ja kogu su meespere, kes sind toetas ja et sul üldse on nii äge pere ja emme-issi õed ja kogu see teie pere on väga tore. Et mul on hästi hea meel, et selline raamat on sündinud ja mulle väga tegelikult meeldib, et ta on pereraamat, sest igasugu mingeid suuri tarku enesearenguraamatuid on nii palju, et ma arvan, et see ongi oluline, et me läbi lastele õpetamise tegelikult ju ka ise õpime. See oligi see tagamõte tegelikult, et kui vanemad peavad lastele ette lugema, et siis nad tegelikult loevad ja õpivad ise. Jah, täpselt seesama. Läbi laste saame ise targemaks. Aitäh teile, et te tulite. Suur aplaus Mannile ja